Tere kõigile ja tänane video on natukene selline reklaamihõnguline, sellepärast et ma räägin teile oma viimasest ostust, mis on ikka seotud tikkimisega. Nimelt tegin ma poest Mir Võšivki, mis asub Venemaal, ühe tellimuse ja selles poes on selline reklaamistrateegia, et kui sa oma ostu filmid ja paned üles YouTube'i, siis järgmise ostu pealt sa saad 7% hinnaalandust. Samuti on seal võimalik vist Instagrami ja muudesse sotsiaalmeediakanalitesse pandud piltide eest võimalik saada siis mingil protsent allahindlust. Kusjuures selles poes on nii, et igasugused soodustused ja allahindlused liidetakse. Järgmise ostude võib-olla saate siis võib-olla isegi 10, 15, 20, võib-olla 30% odavamalt. Kui tavaliselt algavad videod sellega, et näidatakse selle poe visiitkaarte, siis minul kahjuks mitte ühtegi pakis neid ei olnud. Küll aga ma näitan teile pakki ennast, sellepärast et see tädikene postkontoris, kes mulle selle paki üle andis, ütles, et tema ei ole midagi sellist ennem näinud. See ei ole siin mitte selline kena pakk ja pabend, vaid see on kõik täis kleebitud margikesi. Saatekulud olid tegelikult kokku, küsiti mu käest kuskil 16 eurot, aga ma siit saatelehe pealt vaatasin, et tegelikult oli 13 eurot sentidega. Nii, aga mis ma siis ostsin sealt? Esimesed asjad muidugi, mis ma kohe panin sinna korvi, olid firma Tubko Mulinee organisaatorid, sellepärast et mul neid paar tükki on praegu ja mulle tohutult meeldivad, siis ma mõtlesin, et kuna selle ühe hind oli selles poes 1 eurot ja ma ei tea, 3 senti vist, siis ma 4 tükki neid ostsin ja ma tean, et ma kasutan neid. Ma vist olen täpsemalt ka näidanud oma tikkimisprotsesside juures, kuidas neid kasutada. Siin sees on siis sellised ribad, kuhu kirjutatakse peale need sümbolid ja kleebitakse siia peale. See on täpselt teada, milline mulinee lõng ja milline niit kus on. Ja need hinnad muidugi on praeguse seisuga, et praegu ta oli 1 eurot sentidega. Siis järgmisena näitan ma teile nõelu. Otsustasin tellida firma Prim nõelad 24 ja 26 number. Ma ei ole nendega varem kokku puutunud, ma ei oska midagi nende kohta öelda. Ja see nõelapakk maksis, ma kohe vaatan, €30. Sellise suure peaga kuldsete otstega nõelad. Et kindlasti kuskil läheb vaja. Spetsiaalsed tikkimisnõelad, et Eestis ei ole väga lihtne neid leida. Nüüd järgmine asi, mis ma teile näitan, on see asi või need asjad, mille pärast ma selle tellimuse üldse tegin. Et ma videote pealt kogu aeg vaatasin Vene tikkimiskanalitelt ja tundsin kohutavalt puudust sellisest asjast nagu külgpingutus. Tegemist peaks olema nii-öelda firmaga Alina. See on naisterahvas, kes neid hakkas tegema ja neid on tegelikult võimalik osta 4 erinevat varianti. On ülitugev, mis sobib sellisele hästi tärgeldatud kanvaale Aida. Siis on keskmine ja 3. variant on selline õrn, mis sobib hõredatele pehmestele kangastele, et nad katki ei läheks. Ja 4. on universaalne. Mina ostsin siin, praegu on mul see värv on tiramisu ja see peaks olema universaalne. Universaalne on siis selline variant, mis on kõige õrnema ja keskmise vahepealne, kuna kõige õrnemat poes ei olnud, ma tahtsin tegelikult seda saada. Ja valida on, see värvivalik on meeletu seal muidugi ja hästi ilusad värvid on. Ja siis saab valida ka seda, et kas tahad hõbedaste kinnitustega või mul on siin kuldsed või pronksiatega. Ja siis on, kõik on käsitsi tehtud, need krokodillid. Ja need krokodillid peaks siis olema sellised, mis kangast ei lõhu. Vähemalt ma olen neid videosid, mis ma olen vaadanud, nende pealt on see tagasiside olnud küll väga positiivne. Igal komplektil on mingi kaunistus ja siin on siis selline väike, ma arvan, et see on mingi haldjas seelikuga. Hästi kena. See on universaalne ja see sinine, mille värvi nimi on, see peab sinikas olema siis ilmselt tõlkes. Ja näete, siin on selline piisikene, ma ei tea, mingi loomakene on selline armas. Et need 2 ostsin ja ühes selles peaks olema sees 8, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tükki on neid sees, et 6 siis kummalegi järele. Ja selle paki hind on praegu kuskil 10 eurot. Järgmine asi, mis ma tahtsin endale saada, on spetsiaalne linane, see on Zweigart firma tikkimislinane, naturaalne. Ja suurus standardne on neil 50x70. Mõõtsin üle, täpselt nii on. Ja tegemist on sellise kena beeži värviga, kus on valged väiksed täpiksed peal. Ma küll olin kindel, et ma panin korvi endale halli värvi, aga siis ma vaatasin, kontrollisin järgi, et ma ikka panin sellise beeži, et ju siis mul oli mõttes midagi. Ma praegu ei tea, mida ma siia tikin, aga tõenäoliselt tuleb siia mingisugune autoriskeemi järgi tikand. Aga kuna ma naturaalsele linasele ei ole varem tikkinud, siis tahtsin ära proovida, et mis see on. Ja see koe tihedus või see count on tal 32. Et seda on ka oluline teada. Ja nimetus on tal Murano. Nimetus on Murano. Nüüd veel üks spetsiaalne kanva. See on nüüd Aida tüüpi kanva ja see on autoridisainiga firmalt MP Studio, kus on peal, ta on hall põhi, sellised helerohelised täpid ja sellised valged, jällegi minu jaoks talve meenutavad mustrid. Hetkel ma ei tea, mida ma siia tikin, aga tahtsin jällegi ära proovida, pesta teda ei tohi. Ja siin võib siis, siin on 2 varianti, siis kas teha üks selline suur pilt või siit saab ilusti pooleks teha ja saab 2 eraldi tikandit teha tikkida. Ja selle tüki hind vist oli minu meelest 3 eurot, jah, 3,65. Seal on ka erinevaid värve, et kui ma kunagi teen veel mõne ostu, siis ma võtan mingi teise variandi veel. Erinevad mustrid on ka loomulikult, et ei ole ainult sellist mustrit. Nii, selline ost. Ja viimane kõige kallim asi on mul siin. Näete, toon lähemale. Selleks on selline ülikena pilt firmalt Luka S. Väga kvaliteetne hea firma. Ja tegemist on siis Gobeliniga. See tähendab seda, et see ei ole mitte ristpistes tikkimisega pilt, vaid Gobelin. Tahtsin proovida, et kuidas Gobelin mul välja tuleb. Tükk aega mõtlesin, kas seda pilti osta või mitte, aga ma olen seda pilti hästi palju tikituna näinud YouTube'is. Ja kuigi mulle üldiselt ei meeldi sellised pildid, kus ei ole elus hingi peal, siis mida rohkem ma seda tikandit valmist kujul nägin, seda rohkem ma sain aru, et ta on niivõrd naturaalne, ta on niivõrd ehtne, ta on niivõrd kena, et lihtsalt nende valmistööde põhjal see ost mul sündis. Ja seda muideks, see on mingi kuulsa kunstniku, mingi hästi kuulus pilt, seda pilti toodavad tikanditena mitmed firmad ja näiteks see sama Luka S seal saab valida, kas Gobelinis see sama pilt või ristpistes tikandis. Ristpistes tikandis see pilt tuleb natukene suurem, kuigi muster ja värvid on täpselt samad, aga Gobelin on alati väiksem. Suurus tuleb tal lõppsuurus 50x32 centimeetrit. Ja tootjaks on siis Moldova, ma olin nagu kindel, et see Luka S on Venemaa firma, aga ei olegi. Zweigart firma, selline spetsiaalne Gobelini tikkimise kangas ja firma Ankor Muline lõngad ja need värvitoonid, kui te vaatate, nad on nii fantastiliselt ilusad. Ei taha teda lahti teha täiesti sellepärast, et ma tean, et ei ole võimalik tagasi siia sisse teda niimoodi paigutada. Kui sa mingi pakendi elus lahti võtad. Mis nüüd kõige rohkem hämmastab on see asi, et kui ma seda pilti vaatasin, et siin on päris palju sellist helesinist taevast, aga värvi sinist üldse ei ole, et on niisugune sinakas hall ja seda ka mitte väga palju, et ju siis kombineerides mingeid toone saab sellise taeva. Ma ei oska ütelda, millal ma seda kõike tikkima hakkan. Sellepärast, et mul on praegu 2 protsessi juba pooleli. Et algul ma mõtlesin üldse, et ma hakkan tikkima seda kunagi siis, kui ma pensionile jään, et kogun lihtsalt neid ilusaid töid kokku endale komplekte.
sellepärast mingil hetkel nad lähevad kallimaks, mingil hetkel nad võetakse tootmisest maha ja vot sellest pildist ma nagu üldse nagu ilma jääda ei taha. Aga kui ma selle pakendi kätte sain ja vaatasin seda värvi teraapiat, mis siin taga on, siis ma ei tea, tahaks kohe homme hakata alustada. Ja see on selle minu ostu kõige kallim osa, see maksis 41 eurot vist. Selline ülevaade sai ja ma nüüd tema veel kiiruse kohta ma räägin ka teile ruttu ära, et ma tegin 4. novembril tellimuse ja siis on niimoodi selline asi, et kui sa tellid välismaalt, see on kohe kirjutatud, et vaatamata sellele, et sul on võimalik kohe ära maksa, et ärge makske kohe ära, sellepärast et saatekulude arvestab ainult automaatselt Venemaa jaoks. 4. tegin tellimuse ja siis 7. novembril oli siis see, kus oli minu tellimus lõpetatud, see tähendab seda, et selleks ajaks nad olid saatnud mulle e-maili, kus siis oli kirjas, kui palju on saatekulu ja seal sees vist oli ka link uuele maksekorraldusele. Ja selle aja jooksul siis ka tegin makse ära ja jõudis neile see kohale, nii et 7. oli siis valmis minu tellimus teele tulema ja kätte sain ma 16. oma postkontorist. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmistes videotes, olge loomingulised!